Tere aiandushuvilised! Siin Horticumi YouTube'i kanalil räägime me erinevatel aiandusteemadel ja näitame ka erinevaid töövahendeid, kuidas ja millal neid kasutada. Sel kevadel juhtus nii, et need varajased soojaperioodid meelitasid meie taimed liiga vara lehte. Liiga vara selles mõttes, et kui meil oli plaanis teha siin noorenduslõikusi ja hoolduslõikusi, siis mitmel taimel tuli need kas ära jätta või hoopis edasi lükata. Ja sama lugu on ka minu karusmarjaga. Mul oli plaanis teda varakevadel natukene noorendada ja noorendada selles mõttes, et siit mõned vananenud oksad välja lõigata. Ja see päev, kui minul oli aega, olid nad üleöö hoopis hakanud lehtima. Kui põõsad hakkavad lehtima, siis teinekord võib-olla tasuks oodata, kuni nad on lõplikult ära lehtinud, nüüd nii nagu see karusmarja põõsas siin, sest siis me ei häiri teda liigselt. Küll aga, kui me teeme talle noorenduslõikust nüüd, kui ta hoopiski hakkab juba õitsemiseks valmistuma, tuleks nende okste käitlemisel olla natukene ettevaatlikum kui tavaliselt, et me siis neid värskeid lehti ja õisi sõna otseses mõttes põõsa küljest ära ei lõhuks. Kuna meil on tegemist koduaiaga, siis meil on võimalik natukene selle töö ajastamise juures mängida. Sageli on niimoodi, et saame teha ju oma planeeritud töid alles siis, kui meil endal aega selleks vabaneb. Marjapõõsaste noorenduslõikuseks on kõige parem aeg siis, kui põõsad ei ole veel lehes, on ainult pungas, sest siis on see võra hästi välja joonistunud ja meil on hästi selge eristada, millised on noored oksad ja millised on vanemad oksad. Teine väga hea aeg marjapõõsaste noorenduslõikuseks on siis, kui me oleme just saagi ära koristanud, sest kui me siis eemaldame need liigsed oksad, siis samal ajal põõsas tegelikult valmistab ette juba järgmiseks aastaks ja siis kogu oma jõu ja energia panebki ta nendesse okstesse, mis alles jäävad. Ja nagu ma ütlesin, kolmas parim aeg ikkagi selle koduaias marjapõõsaste lõikamise tegeleda on siis, kui meil endal on parasjagu selleks aega. Marjapõõsaste lõikamisel võiks teada paari põhimõtet, mis tegelikult sobivad kõikidele marjapõõsastele. Üks nendest on see, et vanad oksad tuleks lõigata välja terves ulatuses, ehk et see lõige tuleks siis teha ikkagi mulla piirilt. Ja teine põhimõte, mis alati kehtib lõikamise juures, on see, et lõike kohale ei tohiks jääda kändu ega tüügast. Kui me selle jätame, siis tegelikult see ongi potentsiaalne uute probleemide algus, sealt võivad saada algused haigused ja kui see põõsas soovib endale kasvatada uusi oksi, mida ta kindlasti ka teeb, siis need tüükad ja kännud lihtsalt jäävad talle ette. Minul on siin tegemist ühe väga vana karusmarja sordiga, et tegelikult ma isegi pole suutnud kindlaks teha, mis sordiga on tegu. Aga see põõsas omab minu jaoks väga olulist sentimentaalset väärtust, kuna see on pärit minu vanaema aiast. Ja karusmarja puhul veel, kui tegemist on vanade sortidega, siis sageli on nad altid ja vastuvõtlikud karusmarja jahukastele, ehk siis rahvakeeles on see haigus, kui marjad lähevad hallitama. Ja üks võimalus sellega hästi toime tulla ongi see, et hoida seda võra hästi avatuna, et õhk pääseks läbi ja et päike pääseks marjadele hästi ligi, ehk et kui on olnud udu või kasted või on vihmasadu ja kui ilm taas selgineb, siis see põõsas kuivab kiiresti ära ja siis sellel karusmarja jahukastel tegelikult ka ei ole soodsaid tingimusi, et siin viljuda ja ta ei saa meie marju ära rikkuda. Nagu ma ütlesin ka, siis on ta juba vana põõsas ja kui mõned koduaednikud on väga sellised julged lõikajad, siis nemad isegi teevad sellist noorenduslõikust, kus nad võtavad kogu põõsa täiesti nii-öelda nulli, ehk et nad lõikavad kõik oksad kuni maapinnani tagasi. See aga põhjustab sellise olukorra, kus me tegelikult 3-4 aastat ei saa ühtegi marja. Ja see ka veel ei päästa meid edasisest lõikusest, sellepärast et kui hiljem hakkavad uued oksad tulema, siis me tegelikult peaksime ka igal aastal üle käima ja tegema valiku nende okste osas, mis me siis jätame viljakandvaks oksaks. Ja marjapõõsastel ja nagu ka sellel karusmarjal võikski olla 7-10 või 12 oksa, mis me siis jätame põhioksteks. Siin on juba näha, et siin on neid oksi juba rohkem, nii et kui ma nüüd siit 3-4 vanemat oksa välja lõikan, siis tegelikult ka sel aastal jääb see põõsas mulle kenasti alles. Ja kuna tegu on koduaiaga ja saak ei ole mul siin esimene prioriteet, siiski ma saan ka sel suvel neid marju nautida. Lõikan ma neid Felco 2 kääridega. See on Felco üks enim müüdud mudeleid, sellepärast et need on kõige universaalsemad käärid. Ja mis mulle endale
hakkas Velko juures väga meeldima, on see, et olgugi, et nad on üleni metallist, on nad tegelikult väga kerged ja tema lõiketerad on selliselt sätitud, et on võimalik väga täpseid lõikeid teha. Mis minu jaoks veel väga sümpaatne on see, et neil on eluaegne garantii ja just selles heas mõttes, et teda on võimalik täiesti algjuppideks lahti võtta ja kui peaks vaja olema, siis on võimalik neid erinevaid juppe soetada ja välja vahetada. Ja olles ka päris palju põõsaid ja puid lõiganud, siis ma juba tajun ka seda plussi, et kuna ta on ühest tükist metallist, siis ma olen päris mitu kääri ise täiesti katki lõiganud, kuna need plastikkäepidemed sageli lihtsalt ei pea vastu sellele töökoormusele, mida mina neile rakendada tahan. Nii et ka täna, kui ma teen seda karusmaare noorenduslõikust, siis ma kasutan neid Velko 2 kääre. Nii, aga hakkame siis siit järjest vaatama. Võib-olla on mõnes mõttes isegi hea, et see põõsas jõudis lehtida, sest eelmisel aastal olid ka need vanemad oksad üleni lehes ja see ei tundunudki üldse probleem olevat. Nimelt karusmarjal on selline meeldiv omadus, et temal kannavad marju ka kõige vanemad oksad. Aga nüüd, kui ta sel kevadel lehte läks, siis on selgelt näha, et need vanad oksad enam ei lehtigi täies pikkuses enam ja nad on kuidagi ka aina rohkema samblaga kaetud. Kui veel vaadata, milliseid oksi marjapõõsastest välja lõigata, siis võiks vaadata, millise suunaga nad on. Et eelistame alles jätta nooremad oksad, mis on püstise kasvuga, eriti kuna siin aias käib hooldus muru niitmisega. Me kindlasti ei tahaks, et oleks siin oksi, mis siis ka näiteks marjade raskuse all vastu maad vajuksid, sest siis oleks seda muru väga ebameeldiv niita. Siis võiks veel vaadata muidugi, et jah, mis oksad on täiesti kas surnud, ära kuivanud, need välja lõigata või et kas on mingisuguseid muid haigusnähte siin, need oksad siis samuti välja lõigata. Nii, aga siin tegelikult on tegemist päris kena põõsaga, et enamus on püstise kasvuga, mina lihtsalt lõikan välja nüüd vanad oksad. Ja teen seda suhteliselt ettevaatlikult, et ma siis hõõrumisega ka ei lõhuks ära neid oksi, mis alles jäävad. Ja kui ka pärast seda ma näen veel oksi, mis kasvavad üksteisega risti, siis ka seal ma pean tegema otsuse, millise oksa ma jätan alles ja millise mitte, sest kui nad tuulega üksteist vastu hõõruvad, nad vigastavad koort ja sealt saab samamoodi mingisugune haigus alguse saada. Kõigepealt ma vaatan seda oksa siin ja tema kõrval on ka väga ilus noor oks, mis on samuti õnneks püstise kasvuga. Nii et kui ma nüüd selle oksa siit, mis on palju-palju aastaid juba marju kandnud, kui ma selle oksa ära lõikan, siis see alumine noor oks saab siin palju rohkem ruumi ja valgust juurde ning kindlasti jätkab samamoodi püstises suunas kasvu ja kasvab pikemaks. Ja kui ei ole võimalik ühe lõikega kogu seda oksa välja võtta, siis on võimalik teha ju seda mitme lõikega. Oluline on see, et see viimane lõige oleks ikkagi mulla piirilt, et ma ei jätaks kändu ega selliseid tüükaid, kus siis võivad mingisugused uued haigused sisse minna. Mina võtan siin juba 2 lõiget, et kuna me ei taha ka vigastada neid oksi, mis alles jäävad ja neid lehti, mis on just puhkenud ja ma näen siin ka õiekobaraid, siis ma lõikan ta mitme jupi kaupa siit välja ja viimase lõike teen siis mulla piirilt. Et kui ma täna siin selle põõsaga ka lõpetan, siis ta peakski välja nägema selline ilus ja loomulik, nagu midagi ei oleks vahepeal juhtunud. Ja juba on näha tegelikult, et see oks siin all, kes on noorem, aga juba ka on viljakandejas, saab nüüd palju rohkem valgust ja õhku siia liikuma. Siis siin on üks vanem oks, mis on suunaga põõsa keskosa poole. Ja tema puhul ma kohe näen siin seda probleemi, et ta hõõrub vastu neid nooremaid oksi, mis tulevad siit põõsa keskelt otse suunaga üles, mis on väga hea. Nii et ka selle oksa ma lõikan siit praegu välja, selleks, et ta siis teiste vastu ei hõõruks. Ja tänu sellele tegelikult pääseb ka siia põõsa keskossa rohkem valgust ja õhku. Ja siin on samuti üks oks, mis on juba palju aastaid marju kandnud ja ilmselt ka miks ta siin palju aastaid on saanud olla, on see, et tal on hästi ilus püstine kasvusuund. Aga nüüd, kuna ta ei ole ka sel kevadel ilusti lehte läinud, siis ma lõikan ta täies pikkuses välja. Ja kuna sellel oksal oli mul kääridega lihtne
ligi pääseda, siis ma juba lõikasin ta välja ühe lõikega, et siin ei olnud mul seda jupitamist vaja teha. Nii, ja seal on ka 2 oksa, mis ma kohe välja lõikan. Proovin siia ligi pääseda. Nii, siin on natuke raske mul ligi pääseda, nii et ma teen siin samamoodi ettevaatlikult lõikan ta juppide kaupa välja. Siis ma jõõru ka vastu neid oksi, mida ma soovin alles jätta. Nii. Nii, siin oli nüüd pusimist natuke rohkem, kui ma arvasin. Nii, ja siit on ka nii hästi kohe näha, et nüüd, kui see oks on siit eest ära, siis need nooremad oksad siin, kes on kenasti viljakandejas, saavad rohkem õhku ja valgust ja kasvavad paremini. Siin on samuti üks vana oks. Ma natukene vaatan ja käin ümber selle põõsa, et millise nurga alt ma kõige paremini ligi pääsen, et mul oleks seda lõiget hea teha. Ma otsin seda kohta, millise nurga alt lõiget teha, et lõigata välja see vana oks. See on natukene keeruline, sellepärast, et tal on 2 külje peal väga ilusad 2 noort kasvu, millest kindlasti võivad saada viljakandoksad ja ma ei taha neid kuidagi ära lõhkuda, kui ma selle oksaga siin tegelen. Aga sama dilemma oleks mul ka siis, kui see põõsas ei oleks veel lehtinud ja oleks veel pungas. Pean natuke vaatama. Tõenäoliselt on ikkagi mõistlik tal praegu lihtsalt üks pool ära lõigata ja siis vaadata, kuidas ma saaksin selle põõsa alumise osa kätte, et kuidas ma talle ligi pääsen. Aha, juba ongi parem. Sain kätte. Ja nüüd on kohe juba näha, et ka päikesevalgus pääseb selle põõsa keskusele ligi. Nüüd sellel suvel on oodata seda, et siit keskelt hakkavad tulema uued kasvud. Algusena ta on sellised rohtsed ja karusmannil on selline komme, et kui teda on natuke rohkem noorendatud ja rohkem tagasi lõigatud, siis ta võib kohe niimoodi ohtralt neid noori oksi hakata ajama. Sel juhul siis suve teises pooles või sügisel tuleks nad üle vaadata ja teha nendest valik. Ja need, mis on siis sobiva kasvusuunaga, just püstise kasvuga ja mis ei kasva nii tihedalt, need võiks siis alles jätta. Ja võiks jätta esimesel aastal kasvujärgselt, kui on natuke rohkem tugevamini tagasi lõigatud, kuskil 3-4 tükki ainult neid alles. Et see võib tunduda natukene karm, et neid noori kasve lõigata mullapinnini tagasi, aga tuleviku perspektiivis on see hea mõte, sellepärast, et siis meil kasvavad ilusad terved viljakandeoksad. Ma loodan, et sa said siit julgustust juurde, et ikkagi oma marjapõõsad üle vaadata. Ja praegusel ajal, kui põõsad on juba lehtinud, on ikkagi sobiv neid üksikuid oksi terves pikkuses välja lõigata, siis selleks, et siis need oksad, mis jäävad kasvama ja mis sel aastal ka õitsevad ja vilja kannavad, et neil oleksid siis soodsamad ja paremad kasvutingimused. Mina jään siia veel natukene kohendama seda põõsast, aga sinule ma soovin toredat aiandamist.